Et siis meelte uuendamise teemaga. Nii, me oleme vaadanud 2. Timoteus 1:7. Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe, armastuse ja mõistliku meele vaimu. Kui me eemaldume sõnast, siis me eemaldume ka mõistlikust meelest, sellepärast et Jumala sõna on mõistliku meele allikas. See on see, mis toidab meie mõistlikku meelt. Me saame teada sõna kaudu, kes me oleme Kristuses, mida me omame Kristuses või mis meile kuulub Kristuses ja mida me suudame, ehk mis on meie positsioon. Ja tema sõna kaudu me saame teada, et meid on asetatud kõrgele üle kõige vaenlase väe ja võimu või vastuseisu või katsumuste, et meid on pandud kõrgele koos Kristusega. Aga me peame õppima oma meelevalla kohta. Me peame õppima, kes me oleme, mis meile kuulub, et me oleme pandud kõrgele. Meid on vaja õppida kasutama oma meelevalda, mitte ainult teadma seda, et meil on meelevald, vaid ka seda, kuidas see toimib. Sest tuleb ilusti, hästi. Minu rahvas hukkub teadmiste puudusel, ütleb Hoosia 4:6. Siin ei ole mainitud kuradit, vaid teadmiste puudus on see, mis meid hukutab või mis annab ka maad kuradile. Kuradil ei ole õigust tulla, aga see annab maad kuradile. Ja ta annab võimaluse meie ellu tulla, sest kurat kasutab ära meie teadmatust. Ja samas see ei räägi ka uskmatutest inimestest, ta ütleb, minu rahvas hukkub teadmiste puudusel. Ta räägib usklikest, ta räägib kristlastest. Teadmatus on see, mis tapab ja hävitab meid. Ja sõna hukkuma on tõlgitud ka kui ära lõigatud. Ehk siis me võime lugeda, et minu rahvas on ära lõigatud õnnistustest, mis neile kuulub, kui neil ei ole teadmisi. Jeesus hävitas kuradi meelevalla, võimu ja väe. Seega kurat ei ole, tal ei ole nagu voli meid hävitada, vaid siis meie teadmatus. Teadmatus on see, mis meid hävitab. Teadmatus on valguse või ilmutuse puudumine, mitte suutmatus õppida. Jeesus on toonud võidu meile, aga meie peame õppima vastu võtma seda võitu. Õppima meelevalda kasutama. Ja peame õppima mitte ainult seda, et meil on see meelevald, vaid kuidas seda teha. See on see igapäevane ülesanne, kuidas rakendada seda meelevalda. Sest kui me ei tea, kuidas seda kasutada, siis kurat saab kohelda meid karmilt. Siis ta saab kohelda meid karmilt. Läbi halbade harjumuste, läbi sõltuvuste, sümptomite, ka haiguste, rõhumiste, depressiooni, hirmu, kahtluste ja ka pahandumiste. Kui me ei oska oma meeli uuendada, kui me ei oska vastu seista, ma võin teada, et mul on meelevald. Aga kui kurat tuleb ja soovitab, tal on ainult soovitamise vägi. Kui ta tuleb, soovitab mulle midagi, siis on see minu oskus vastu seista. Kui mul on see oskus, kuidas rakendada meelevalda, siis ta ei saa minu üle midagi teha. Kui mul teadmine puudub, siis sellega ma annan maa kuradile. Üsna sarnane kirja koht on Jesaja 5:13. Esimene osa ütleb, seepärast läheb mu rahvas ootamatult vangi. Tema auväärsed mehed näevad nälga ja ta rahva hulgad närbuvad janust, läheb see kirja koht edasi. Aga seepärast läheb mu rahvas ootamatult vangi. Kuhu vangi? Kas need on halvad harjumused, sõltuvused, depressioon? Mis iganes, mis võib meid vangis hoida, kui meie ei uuenda oma meeli. Kuradil ei ole meelevalda meid vangis hoida, ta on võidetud vaenlane. Aga kui me ei oska kasutada enda meelevalda, kui sa ei tea, kes sa oled Kristuses, või mis sulle kuulub Kristuses, või mida sa omad, siis saab süütunne, häbi või hukkamõist
või mingid rõhumised minevikust kahju teha, siis saavad. Neil ei ole tegelikult voli, aga kui me laseme oma teadmatuse tõttu neid rõhuda, siis nad saavad meid rõhuda. Aga meil on meelevald kõige selle kuradi väe üle. Meile on antud see meelevald. Kurat kasutab kõike seda meie vastu. Nii minevikku, süütunnet, häbitunnet, rõhumist, aga meil on meelevald. Ja see ongi see üks oluline asi, miks me peame õppima kasutama seda meelevalda. Ja meil on meelevald võtta. Ühesõnaga siis, meil on voli võtta meelevald nende kõige üle ja mitte lubada neid oma ellu. Teadmatus on avatud uks kuradile. Aga teadmistega Jumala sõnast me saame sulgeda selle, kui me teame, kes me oleme, mis meile kuulub ja mis vägi on meie käsutuses, siis me saame sulgeda selle ukse, mis võib teadmatus kuradile lahti teha. Kui me midagi Jumalalt tahame, siis meil on vaja teha temaga koostööd. Me peame tundma tema sõna, teadma, kuidas vastu võtta seda õnnistust, ehk mis on meie osa. Jumal ütleb, et õnnistused on teie, aga mis on meie osa, kuidas me need vastu võtame. See on meie osa, seda me peame teadma, kuidas vastu võtta. Sest meil võib olla teadmine, et meile kuulub õnnistus või meile kuulub meelevald, aga meil ei pruugi olla teadmist, kuidas seda rakendada, kuidas päriselt seda rakendada, siis kui päriselt tuleb vastuseis. Kas me tunneme alati ära selle vastuseisu? Et oma osa teha, sest me jagame meelevalla tooli Jeesusega, et siin on, me istume samal positsioonil kui Jeesuski. Siin ei ole nagu, et Jeesus istub ühel suurel toolil ja seal on palju väikseid toole. Ei ole, seal on üks meelevalla positsioon. Me istume koos Jeesusega kõrgel üle kõige kuradi väe. Me jagame sama positsiooni, see tähendab pea ja ihu jagavad sama meelevalda, sama positsiooni. Kui me hakkame rakendama meelevalda, siis mis võib juhtuda, on see, et sümptomid lähevad hullemaks esialgu või rahaline seis läheb kehvemaks esialgu, oleneb, mis valdkonnas me rakendame. Miks? Sest ta üritab oma positsiooni kaitsta. Ta ei taha, et sa kasutaksid oma meelevalda. See ongi see põhjus, miks mõnikord meelevalda kasutama hakates või olukord hullemaks minna. Sest ta üritab ära peletada meid sellest, et me kasutaksime oma meelevalda, eks ju? Nii on. Aga mida Piibel ütleb? Seiske vastu, siis ta põgeneb. Aga me peame tegema veel midagi. See ka. Aga kuidas seisma? Kindlalt ehk püsivalt, sest see on huvitav asi, et kurat tunneb me mustreid. Ja tegelikult, kui ta teab, et sul on tendents üks päev meelevalda kasutada ja siis 10 päeva mitte, siis teate, mis juhtub? Ta ei põgene, sest ta teab, et sa annad alla. Ta ei taha loobuda oma positsioonist. Ta põgeneb siis, kui me püsivalt hoiame kinni sellest positsioonist, mis iganes. Et ta näeb ka seda, et sul on tõsi taga sellega, et sa ei anna alla. Ükskõik, mis olukord on, isegi siis, kui näiliselt mitte midagi ei muutu. Et sa hoiad oma sellest meelevallast kinni, isegi siis, kui tundub, et olukord ei lähe paremaks. See tähendab, ei tohi alla anda. Peab hoidma kinni oma meelevallast püsivalt. Sest et jah, kui kurat näeb, et ta teab, ta tunneb, et ta teab, et sa kipud järgi, et üks päev seisad, 2 päeva seisad, ta teab, 3. päeval ta loobub, siis nii kaua ta tegelikult surub vastu. Ta tahab kaitsta oma territooriumit, aga see tähendab, et meie peame veel kindlamad olema, püsivad ja mitte rääkima ka oma meelevallale vastupidist, vaid kooskõlas Jumala sõnaga, kooskõlas selle meelevallaga, mis meile kuulub. Meelevald kuulub
sulle, mulle, olenemata sellest, kui kaua me oleme Kristuses olnud, kui kaua me oleme päästetud olnud või kas sellest olenemata sellest, kui kaua me ei ole oma meelevalda kasutanud. See tähendab tegelikult, kui see on maha kukkunud, kui on libastumine olnud, siis tuleb uuesti üles võtta see meelevald ja uuesti seisma hakata püsivalt. See tähendab, üks oluline osa selle juures, meelevalla kasutamise juures on õppida olema püsiv. See on üks osa, väga püsiv. Üks näide oli tervendusklassist, kus kristlased, need olid kõik kristlased, nad said tervendusteemalist õpetust. Neil kõigil oli siis mingisugune tervisehäda juures ja iga kord, kui nad hakkasid selles rääkima meelevalla teemast, sellel nädalal läks neil olukord hullemaks, sümptomid läksid tugevamaks. See oli sellepärast, et kurat surus vastu. Ta ei tahtnud, et nad teaksid seda, et nende meelevald toimib. See on üks asi, mida kurat üritab sulle selgeks teha, et teiste meelevald toimib, aga mitte sinu oma. Aga meil on vaja kinni hoida. Nii kaua, kui kaua tuleb hoida oma meelevallast kinni? Nii kaua, kuni ta põgeneb. Nii kaua tuleb seista. Ehk siis tuleb silmad ära võtta millelt? Kalendrilt ja kellalt. Me ei defineeri oma võitu aja läbi. Mõnikord me seisame kuradile vastu ühes eluvaldkonnas edukalt, näiteks tervis. Me seisame vastu, me kaitseme oma territooriumit ja oleme selles edukad. Aga mis siis võib juhtuda? On see, et kui me suleme ukse kuradile ühes eluvaldkonnas, siis ta võib üritada sisse tulla teises eluvaldkonnas. Ehk sa paned ukse kinni näiteks tervise koha pealt, sa oled selles edukas, aga ta proovib sisse tungida näiteks rahaasjade poole pealt või siis suhete poole pealt või siis, ma ei tea, on see abielu või laste kaudu või ükskõik, mis valdkond see on. Sellepärast, et see on nagu sama näide nagu majadel, sest meie elame usumajapidamises. Aga majadel, ütleme korteritel on tõesti võib-olla üks sissepääs, kui ma räägin korterist, aga kui ma räägin majadest, kus võib olla mitu sissepääsu, siis me lukustame õhtuti tavaliselt kõik uksed, eks ju. Mäletan, kui mina vanemate kodus elasin, siis oli ka alati vaata, kas mõlemad uksed on kinni, meil oli 2, tagauks, eesuks. Kas mõlemad uksed on lukus? Ja kui on rohkem uksi, siis pannakse kõik kinni, sest vargale piisab ühest uksest. Kui see on lahti, siis ta võib tulla sisse. Kui mõni aken jääb lahti, saab ta sisse tulla. Järelikult kõik uksed tuleb kinni panna. Kuradile piisab ainult ühest avatud uksest ja ta tuleb sisse. Ja mis on kõige hullem? Me tahame kaitsta võib-olla endal mingit elutuba või magamistuba. Eks välisust võib-olla magamistuaga pole, aga mine sa tea, võib-olla kuskil maal on. Ja me paneme selle ukse lukku, aga mis juhtub siis, kui garaaži uks lahti jääb? Varas tuleb sealt sisse ja võib-olla tassib elutoa tühjaks selle kaudu. See tähendab, et ka kuradele tuleb panna kas või see üks uks kinni, et mitte lasta tal tulla sisse ühe eluvaldkonna kaudu, sest ta rüüstab ka teised eluvaldkonnad siis. Et meil on vaja olla valvsad ja kasutada meelevalda kõikide eluvaldkondade puhul. Samamoodi, üks uks on kinni pandud, me oleme edukad ühes valdkonnas, õpime olema püsivad ja edukad meelevalla kasutamises ka teistes eluvaldkondades võrdselt. Et me ei saa lasta teisi eluvaldkondi laokile. Sest kui me pole valvsad, siis me võime anda kogematagi maad kuradile. 1. Peetruse 5.8 ütleb, olge kained, valvake, olge kained ja valvake, sest vastane kurat käib ümber nagu müürga ja lõukoer otsides, keda neelata. Ja see näitab seda, et me peame olema valvel ja kained püsivalt. Sest lihtsalt tähelepanu mitte pööramine avab kuradil ukse. Kui me ei ole
kained ega valva. Kui mingi mõte või mingi eluvaldkond üritab justkui paigast nihkuda, siis tuleb sellega kohe tegeleda. Kohe, sest muidu on kaos suurem. Ühte pisikest sädet on ju kerge kustutada, aga suurt tulekahju juba raskem. Et mõnikord tasub mõelda oma elu peale ka, et on mu elus mingi valdkond, millega peaks tegelema. On see mingi valdkond, mis üritab natukene nihkuda, sest me elus võib olla, et ühes me oskame väga hästi meelevalda kasutada, aga teises natukene kehvemini. Et see on see oskus, et me peaksime õppima igat valdkonda kaitsma ja rakendama, sest et üks strateegia, kuradi strateegia on see, et kui me seisame vastu talle ühes valdkonnas, siis ta ei ole niimoodi, oi, näed, kui edukas ta on, hästi, mis siis ikka, tipa-tapa lähen minema. Ei, ta proovib teistust. Kui see on kinni, ta proovib kolmandatust. See on see, et kui ühest uksest ei saa, ta proovib teisest tulla ja me peame panema kinni kõik uksed. Ehk siis kasutame usku ja meelevalda kõikide valdkondade jaoks enda elus. See tähendab distsipliini enda elus oma mõtete üle, päris korralikku distsipliini. Aga meil on võit antud, sest iga vastuseis, mis meie vastu tuleb, igasugune rünnak, igasugune vastuseis, igasugune katsumus, meil on vaja seda adresseerida kui võidetud vastuseisu, juba võidetud katsumust, võidetud vaenlasi ja ütlema, et sümptomid, te olete juba võidetud, haigus sa oled juba võidetud, sa oled juba lüüa saanud, puudus sa oled juba lüüa saanud. Mitte, et ma saavutan võidu, vaid et võit on juba minu. Ja ma kohtlen seda rünnakut niimoodi. Ma kohtlen seda niimoodi. Kui me ei tea, mis meile kuulub, siis me pole ka edukad selles. See on jällegi, me tuleme tagasi Jumala sõna juurde, et me peame teadma, mida Jumala sõna ütleb meie positsiooni kohta. Ja seda, et keset seda katsumust, keset vastuseisu, ma tean seda, et see katsumus on võidetud katsumus ja ma mõtlen niimoodi ja ma räägin niimoodi ja ma käitun niimoodi. Kas ei ole nii? Amen. Just, et seda on oluline meeles pidada, et see kõik on juba võidetud. See kõik on juba võidetud. Seega ma ei pea enam võitlema. Ma ei pea enam võitlema. Võit on juba minu oma. Ja see on veel minu oma ja hoolimata sellest, mida ma tunnen või mida ma mõtlen või mis on olukord, hoolimata sellest, on see katsumus juba võidetud. Just. Et see on see, mida me oma kõnega edasi anname. Räägime sellest, et see on juba võidetud. Seda on need meie sõnad peegeldavad. Sest kui see tuleb minu seest, ma reaalselt tean, et see võit on juba minu, siis mul ei jää muud üle, kui tegelikult naerda selles olukorras. Ja olla rõõmus. Ja mõelda õigesti. Ja rääkida õigesti. Ja olla sõna tegija. Just, amen. Et meie suhtumine on see, et kurat võib alustada midagi, aga ta ei lõpeta. Sest igas katsumuses on lõpp juba kindel, milleks on võit Kristuses. See finiš on paika pandud juba. Just. Seega hoopis meie suhtumine on see, et mõtleme, et kurat, sa mõtle 2 korda enne, kui sa minu majapidamisse tuled, eks ju. Et nii kindlad oleme. Meil on see võit. Meil on see võit. Amen. Ja ma ei tagane oma positsioonilt. Ei tagane. See tähendab ka seda, et sõna on meie sees. Mis see veel tähendab? Et sõna on standard iga päev meie elus. Me elame sõna järgi, me mõtleme sõna järgi, me usume, me räägime. Sest mõistlik meel saab oma mõtted Jumala sõnast. 3. Johannes 1.2 ütleb, armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sa oleksid terve, nõnda nagu hästi läheb su hingel, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Meil on tervis sel määral, mil määral on
meie meeled uuendatud, samamoodi on meil jõukus sel määral, mil määral on meie meeled uuendatud. Ei piisa sellest, et ma tean, mida sõna ütleb, vaid ma rakendan seda enda elus. Meel ei ole ju uuendatud Jumala sõna teadmistest, vaid millest? Kuidas me saame teada, et mu meel on uuendatud mingis valdkonnas? Jah, siis kui ma rakendan iga päev elus seda, siis kui ma käitun selle põhjal. Just. Jõukus ja tervis kuuluvad meile. Need on osa pärandist. Aga me peame teadma, kuidas need enda ellu vastu võtta, kuidas neid rakendada, mil moel. Ja seda saame teada Jumala sõna kaudu, kui me teeme ka koostööd Jumala sõnaga, eks? Aga mis on veel vale mõtlemine, kui me räägime meele uuendamisest? Et meele uuendamine on mõtlemine kooskõlas Jumala sõnaga, aga mis on vale mõtlemine? Lahus sõnast, aga väga konkreetsed näited. Näiteks, mis on madal minapilt, halb enesehinnang, mida ei tohiks meil olla. Või siis süütunne, häbitunne, hukkamõist. Ka see, et ma pean väga pingutama, et andestust saada. Ka see on vale mõtlemine. Pahandumine on vale mõtlemine. Solvumine on vale mõtlemine. Mure ja hirm on vale mõtlemine. Seega, kuidas neist lahti saada, on see, et ma panen endasse Jumala sõna, mis uhub välja vale mõtlemise. Ehk, mis on äärmiselt oluline, on see keskenduda, mida Jumala sõna minu kohta ütleb. Kes ma olen Kristuses, siis ei ole ruumi valele mõtlemisele. Mida ma oman Kristuses, mis mulle kuulub, mida ma suudan Kristuses. Kui see meie sisse reaalselt saab, siis ei ole ruumi valele mõtlemisele. Ja parim kaitse ongi meelte uuendamine. See on parim kaitse süütundele, hukkamõistule, häbitundele, murele, kahtlusele. Piibel on täis tegelikult, kirjad on täis neid kirjakohti, kes ma olen Kristuses. Näiteks, kuidas leida neid, on need fraasid nagu temas, Kristuses, tema läbi, tema kaudu. Nende kirjakohtade üle tuleb mediteerida. Ma lihtsalt ütlen, et ma tõlgin neid praegult. Ehk siis ma, nii nagu see palve ja see armastuse brošüürid on, siis on temas, ma hetkel tõlgin, neid on 23 lehekülge, mul on 7 tehtud. Et siis on koondatud kokku, et siis on võimalik võtta neid ja mediteerida nende üle. Jumala õnnistused kuuluvad meile, aga valest või õigest mõtlemisest sõltub see, kas me usume õigesti või mitte. Sest kui me mõtleme valesti, siis me ka räägime valesti ja käitume valesti. Kui me mõtleme õigesti, siis me räägime õigesti ja käitume õigesti ja me saame vastu võtta õigesti. Õiged mõtted me saame Jumala sõnast. Aga me peame aru saama sellest, et kõik mõtted ei ole mitte meie mõtted. Kes meile veel mõtted panevad? Kurat paneb meile mõtted, nagu väljastpoolt need tulevad meie meelte vastu. Ja need mõtted tekitavad kahtlust, hirmu, ärevust, negatiivsust, depressiivsust. Need on need, mida kurat soovitab. Me ei pea neid vastu võtma, meil on meelevald nende vastu. Me ei pea neid vastu võtma. Õigemini tegelikult oleks õige öelda, meil on vaja vastu seista, me ei tohigi neid vastu võtta. Me seisame Jumala sõnaga nendele vastu. Aga ka Jumal räägib meiega. Aga tema räägib meiega meie seest. Ja see valgustab, see liigub nagu justkui mõnikord on täiesti kogeda, tuleb siit seest niimoodi ja see valgustab meie meeled. Et see on see, kuidas Jumal meiega räägib. Meie seest tuleb üles see ja valgustab siis meie mõistuse. Ja see, kui Jumal meiega räägib, see toodab alati rahu. Isegi kui ta noomib,
Isegi kui see sõnum on karm, siis Jumalalt tulles on see, mis ei röövi kunagi rahu ära. Isegi kui ta korrigeerib ja manitseb. Kui me kogeme seda, et me oleme justkui vangid, hirmumõtete vangid või depressiivsuse vangid, siis ei ole kurat see, kes meid vangis hoiab, vaid meie uuendamata meel. Seega, et nendest lahti saada sellisest, ütleme, et me ei oleks nii-öelda vangis, siis on meil vaja meeli uuendada. Aga uuendada on vaja meelt ka selleks, et esile tuua oma elus palju vilja. Kuidas tuua vilja või kuidas toituda Jumala sõnast nii, et sellest tõesti meie jaoks kasu on? Lugedes Jumala sõna nii, et me mediteerime selle üle. Ehk mis see tähendab? Seda, et ma mõtisklen sõna üle. Ma loen süvenenult, sügavalt mõtiskledes, mitte leht lehe järel. Mitte peatükk peatüki järel pinnapealselt linnukest kirja saades öeldes, et täna ma olen lugenud selle peatüki. Vaid mediteerides, siis on sellest kasu. Mõtiskleda Jumala sõna üle. Johannese 15:7 ütleb, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis. Kui te jääte minusse, ütles Jeesus, minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Jakobus 1:21 ütleb ka, et seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses või ka alandlikult vastu sõna, mis teisse istutati. Lugemine ei ole või lugeda piiblit lugemise pärast, see ei tooda meile seda kasu. Sõna on vaja endasse saada ja kuidas ma saan, üks asi on see, et ma võtan alandlikult vastu sõna, mida räägitakse. Mitte mõeldes, ma olen juba kuulnud seda, sest siis sa sulged ukse sõnale. Sa võtad alandlikult selle sõna vastu ja lased Jumalal õpetada, isegi kui sa oled 100 korda seda kuulnud. Sest kui sa kuuled, siis sellel on põhjus. Võib-olla sa ei ole kõike vastu võtnud, mis on vaja võtta. Teine asi on, kui tuleb mõte, siis sa seisad vastu sellele mõttele, mis on Jumala sõna vastu. Ka nii me paneme Jumala sõna endasse. Ehk ma seisan vastu igale mõttele, mis on Jumala sõna vastane. See aitab panna Jumala sõna meisse, sest me tahame graveerida. Mida me tahame endasse graveerida? Jumala sõna tahame endasse graveerida, mitte kahtlust või muret. Neid me ei taha enda sisse graveerida või istutada, vaid Jumala sõna. Ja see juhtub siis, kui me paneme Jumala sõna esikohal enda elus. Kui me räägime võidukas olemisest Kristusest, siis on 3 aspekti, mida on vaja ära õppida, mille kohta on vaja teadmisi saada. Ja need on, kes ma olen Kristuses, mida ma oman ehk, mis mulle kuulub, ja 3 on, mida ma suudan Kristuses. Kui me tahame olla võidukad, siis on vaja need enda sisse graveerida, istutada. Sest kui me teame neid asju, siis me ei talu enda elus seda, mis sinna ei kuulu, mis ei ole osa pärandist. Nii kaua, kuni me ei tea seda, siis me talume ja aktsepteerime ja Jumal lubab meie elus olla kõigel sellel, mida meie aktsepteerime, sest meie oleme peremehed oma elus. Aga Kolossa 2:15 ütleb laiendatud tõlkes. Kuradile pole midagi, kui ta oli valitsejad ja võimud, need meie vastu tegutsevad kurjuse üleloomulikud jõud relvituks teinud, tegi ta neist avaliku näite, näidates neid oma võidukäigus vangidena, olles nende üle võidu saavutanud risti läbi.
kuradil on alles jäänud ainult võime soovitada meile mõtteid, mitte midagi muud. Tal ei ole jäänud muud võimu meie üle. Aga me ei pea vastu võtma neid, nii nagu ma ütlesin, me vastame nendele valedele mõtetele ja soovitustele Jumala sõnaga. Jumala sõnaga vastame. Selleks me peame Jumala sõna teadma. Kuidas me vastame, kui me ei tea? Selleks on vaja tunda Jumala sõna. Efesose 2:4-6 ütleb, aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks, oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes. Armu läbi te olete päästetud ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses. Efesos 1:20-23 ütleb, millega ta on olnud mõjuv Kristuses. Kui ta tema surnuist üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas kõrgele, üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõigest täidab. Meid on pandud istuma kõrgele. See on see, mis meile Kristuses kuulub, kõrge positsioon, taevane positsioon on see ja me istume seal koos Kristusega. Meil on meelevald Kristuses. Sama meelevald, mis Kristusel on meil. Järelikult tuleb õppida seda kasutama, rakendama seda. Mõnikord inimesed ütlevad, et vastuseis tuleb või mingi olukord tuleb, et ma ootan, et Jumal teeks mu heaks midagi. Jumal on teinud juba. Ta ütles, et me surime koos Kristusega, ta äratas meid üles koos Kristusega, ta pani meid taevasesse olukorda istuma koos Kristusega. Jumal on teinud meie heaks juba kõik. Meil on juba meelevalla positsioon antud. Meil on kõik juba see, mis meil vaja on. Seega me ei pea ootama seda, et tunda midagi, et seda meelevalda kasutada. Me ei pea ootama seda, et kogudusse tulla, et meelevalda kasutada. Me ei pea ootama erilist võidmist, et meelevalda kasutada. Meil on 24/7 see meelevald ja Jumal ütleb, kasuta, kui sul seda vaja on. Õigemini, meil on ülesanne seda kasutada, sest kui me ei kasuta siis, kui me peaksime, siis me jätame kuradil ukse lahti. Efesose 1:17-20, see on üks Pauluse palve siin. Paulus palvetas siin, et me vajame tarkust ja ilmutust. Kui me saame ilmutuse, on meil vaja tarkust, kuidas käituda selle ilmutuse põhjal, mida sellega peale hakata. Paulus palvetas, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, auisa, teile annaks tarkuse ilmutuse vaimu, tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad. Et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärandi aurikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõjuv Kristuses, kui ta tema surnuist üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas. Ehk, mida ta siis palvetas? Kes me oleme Kristuses? Ehk mis lootus see on, milleks ta meid on kutsunud? Kes me oleme Kristuses? Mida me omame Kristuses? Mis on tema pärandi aurikkus? Mis kuulub meile Kristuses? Ja mis on tema ülemäära suur vägi, ehk mida me suudame temas? Sest me oleme temas. Seda ta palvetas, et meil oleks ilmutus sellest. Et meil oleks tarkus mõista seda, kes me oleme ja käituda selle pinnal, kes me oleme.
et meil oleks ilmutus ja tarkus sellest, mis kuulub meile ja käituda selle pinnal. Mida me omame, et meil oleks ilmutus, reaalne ilmutus sellest ja tarkus, kuidas käituda sellel pinnal. Jumala plaan oli see, et me oleksime üks Kristusega. Ta ütleb, et temas on teie olemine Kristuses Jeesuses. Temas on teie olemine Kristuses Jeesuses. Meie olemine on Kristuses Jeesuses. Meil on vaja teada neid asju, sest kõik see mõjutab meie tervist, meie rahaasju, meie rõõmu, rahu. Me peame teadma, kes me oleme Kristuses, mis meile kuulub, sest me oleme Kristusega üks, me oleme samal positsioonil, kuhu tema on pandud. Me ei pea võitlema kuradiga enam. Selleks oli vaja Jeesust. Tema võitles ära, tema võitis meile võidu ja positsiooni. Aga mis on meie roll selle juures siis? Tihti me ei ela ju seda elu. Mis on meie roll, et kuradile tema koht kätte näidata oma elus niimoodi, et ma rakendan seda võitu enda elus? Meie võitleme midagi, aga see on usuvõitlus, mida me võitleme. Head usuvõitlust. Mitte lihtsalt usuvõitlust, vaid head usuvõitlust. Mis on hea usuvõitlus? Head usuvõitlust me saame võidelda ainult uuendatud meelega, sest kui me seda teeme uuendamata meelega, siis saame tümitada. Sellepärast, et muidu me ei tea, kes me oleme või mida me omame või mida me suudame. Me saame ainult uuendatud meele kaudu seda, kui me oleme selle enda sisse graveerinud. Sest see hea usuvõitlus sisaldab ka ju nagu sõnade võitlus, sest kui kurat tuleb meile soovitama midagi, siis ma vastan Jumala sõnaga. Ma vastan sõnaga. Ma vastan tema sõnale Jumala sõnaga. Ma vastan tema mõttele kõrgema mõttega, milleks on Jumala mõte. Me ei pea laskma ega tohi laskuda valedesse võitlustesse. Hea usuvõitlus on see, mida me võitleme. Ehk sõnade võitlus Jumala sõna pinnalt. Ja uuendatud meelega. Me ei lasku mingisugusesse kahtluse võitlusesse või tunnete võitlusesse või siis murevõitlusesse, hirmuvõitlusesse. Me ei ole neid võitlusi kutsutud võitlema, vaid meil on head usuvõitlust vaja võidelda. Kui sa ei vasta võitlusele, mida kurat soovitab sulle, siis sa ei võitle head usuvõitlust. Sa pead vastama. Kui ta tuleb, ähvardab, siis ma vastan sõnaga. Kui ta soovitab midagi, siis sa vastad sõnaga. Kui ta tuleb mingi sümptomiga, siis sa vastad sõnaga. Kui ta tuleb puudusega, siis sa vastad sõnaga. See on see viis, kuidas me viime täide selle võidu, mille Jeesus on meile andnud. Me paneme Jumala sõnad endale suhu ja me vastame kuradi rünnakutele, vastuseisudele sellega. Me tuletame kuradile meelde tema positsiooni, et ta on kaugel all, meie all. See on ka osa heast usuvõitlusest, et me tuletame meelde talle tema positsiooni, aga hoiame endal meeles meie positsiooni läbi katsumuste ja vastuseisude. Ma hoian selle meeles, et ma olen võitja, juba ma olen võitja. Ma olen juba sellel kõrgel positsioonil. Kui sümptomid tulevad, siis ma ütlen, et te olete võidetud juba. Kui haigus tuleb, ma ütlen, et sa oled võidetud juba. Kui puudus tuleb, ma ütlen, et sa oled võidetud juba. Võit on minu oma. Sest kui kristlased ei tea, mis neile kuulub ja nad ei rakenda oma meelevalda, siis nad võivad minna läbi katsumuste, millest ei peaks läbi minema. Kui me ei rakenda meelevalda maailma, kurade või oma liha üle. Need on 3 kohta, kus peab kasutama meelevalda. Mitte laskma domineerida maailmal enda üle või kuradil enda üle või oma lihal enda üle. Et meil siis vaim domineerib. Ja samamoodi ma õpingi rääkima oma kehaga. Ei, sa ei lähe sinna, sa ei tee seda. Ma ütlen ka oma mõtetele. Ma olen täna ütelnud oma mõtetele korduvalt. Sa ei lähe sinna, sa ei keeruta neid enda peas. Ma ei luba Jeesuse nimel. Samamoodi ma räägin meelevalla positsioonilt kuradiga. Ma ütlen, tead, aitab. Eks ju. Ma räägin. Aga Jumalaga ma räägin osaduses. Eks ju. Et need on ka need asjad, ma pean õppima rääkima.
ka oma kehaga ma võin rääkida, ka oma mõtetega, oma mõttemaailmaga ma võin öelda, ei, need mõtted ei lähe sinna. Ma ei luba neid mõtteid endale pähe. Ma ei luba neid, ma ei võta vastu neid. Sest kuidas Jeesus kuradiga rääkis, ta ei andnud talle võimalustki vastata. Ta ütles, mis ta ütles? Ta käsiks vait olla ja välja minna. See oli see, ta ei andnud võimalust talle. See on see, kuidas meie peame suhtuma ja olema sellel meelevalla positsioonil. Ja kui mingi mõte tuleb, siis ma ei luba tal pähe tulla, aga see hirmu vaim, mis seda soovitas, ma käisin sellel ka toast ära minna. Ma ei luba temal ka jääda sinna. Sest tihti hirmu vaim tuleb, soovitab mingit kahtlust, muret. See on kõik vaimu, see hirmu vaim, mis soovitab depressiivsust, kahtlust, muret, ärevust, paanikat, kõike seda. Ma käisin ka sellel vaimul lahkuda. Ma panen kuradil ukse kinni lõplikult, täielikult. Luuka 10:19 ütleb, vaata, ma olen andnud teile meelevalla astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige väe peale ja miski ei tee teile kahju. Mõnikord on õpetatud, et Jumal kontrollib kõike. Taevas kontrollib. Aga Jeesus palvetas ja õpetas ka jüngritele, kuidas palvetada, siis ta ütles, et sinu tahe sündigu maa peal, nõnda nagu see on taevas. Me kutsume Jumala tahet ja Jumala plaani, sest Jumal ei oma automaatselt kontrolli, vaid meie kutsume, meie palvetame, et see tahe, mis on temal taevas paika pandud, et see sünniks maa peal ja see läbi meie meelevalla, meil on meelevald selleks antud. Sest meie oleme ise oma elus valitsejad ja meie peame Jumalale loa andma, tulla ja liikuda meie eludes ja teha seda, mida tema tahab. Maod ja skorpionid on vaenlase strateegia, vahendid, kuidas ta üritab meid panna seisma või siis mitte arenema edasi, et kuidas ta meid salvaks ja hammustada tahaks, on ju, või segadusse ajada. Aga mis on meie ülesanne? Meie ülesanne on üle astuda sellest, mitte tarduda või imetlema jääda seda, millega kurat tahab meid takistada edasi minemast või meid aeglustada, siis me astume üle nende. Meil on antud voli üle astuda, meelevald üle astuda kõige vaenlase väe. See ei tohiks jääda meie keskpunkti, tähelepanu keskpunkti. Sest kui ma astun üle, mis siis juhtub sellega? See jääb mu selja taha. Just, sest tegelikult Jeesus ütles ka palju kordi, kas või Peetrusele ütles, et selles mõttes, et see oli see olukord, kus ta pidi ristile minema, siis ta ütleb, tagane minust saatan, ehk siis mine, ma võtan fookus ära sinu pealt. See ei ole õige mõte, see ei ole õige sõna, mis sa välja räägid. Et ka Jeesus jättis valed asjad tähele panemata. Ta pani need omale selja taha. Ta ei fokuseerinud nendele. Sest need tahavad ära kiskuda meid usust. Sest kui me matkame kuskil ja kui maas on oks, siis mis me teeme? Ütleme, oi, ma ei saa edasi minna, oks on maas, lähme tagasi. Ei ütle, me astume üle oksast. Väike oks, eriti kui me metsas kõnnime, ma arvestan sellega. Okei, see oks on maas, astun üle, lähen edasi, oks jäi selja taha, ma ei mäletagi seda enam. Ja kui nüüd matka lõpus, sest mul on siht on ju eesmärgil, eks, mul on mingi äge koht on ju, tahan jõuda kuskile. Ja kui keegi ütleb, kuule, mäletad, see ka hirmus oks seal maas oli, ma mõtlen, mis oks? Sest ta jäi mulle selja taha. Vastuseisud on samamoodi, meil on juba võit antud. Samamoodi me ei fokuseeri vastuseisule, vaid me läheme edasi. Ja see on üks koht, kus võib-olla paljud komistavad. Sest kui miski meile vastu tuleb, kui miski meile vastu seisab, mingi takistus, siis me paneme kogu tähelepanu sellele. Ja jääme fokuseerima ja mõtlema appi, õudus. Aga mis sellega teha tuleb? Astu üle. Nii lihtne öelda, lihtne ka teha. Amen. Astun üle ja ei mäleta, et see oks seal maas oli mind takistamas. Sest matkal me ei jäta meelde seda, et üks oks, isegi kui puutüvi on, me ronime üle. See on põnev, sest ma tean, mul on ees midagi ägedat ootamas ja ma ei fokuseeri sellele. Nii ma ei fokuseeri ka kuradi takistustele, vaid ma astun neist üle.
ja jätan need selja taha. Liigun edasi, nii nagu sõna ütleb, et ma pean edasi liikuma, üle astuma nendest takistustest, sest kui mina kasutan oma meelevalda, kui sina kasutad oma meelevalda, siis ükski takistus ei saa ohustada meid. Sest ta ütleb, ja miski ei tee teile kahju. Aga see oli see tingimus, kui ma kasutan meelevalda. Kui ma astun üle, kui ma jään sinna seisma ja tardun, siis nad saavad mulle kahju teha. Aga kui ma üle astun, siis ta ei saa mulle kahju teha mitte midagi. Nii et ma jätan selja taha, ma ei hoia valesid asju enda fookuses, ma ei hoia kuradi kavalaid rünnakuid enda fookuses ega katsumusi enda fookuses. Ma seisan neile vastu, vastan sõnaga ja jätan selja taha. Pane oma tähelepanu Jumalale, sest see, millel on su tähelepanu, see hakkab su elus liikuma. Nii et mida me tahame? Kas me tahame, et kurat liigub meie elus või tahame, et Jumal liigub meie elus? Kas me fokuseerime Jumala asjadele, Jumalale või fokuseerime kuradile ja tema tegudele enda elus? Või vastuseisudele? Et see, mis on meie fookuses, see hakkab liikuma me elus. Seega me paneme Jumalale oma tähelepanu, tema väele ja see hakkab liikuma meie elus ja jätame vastuseisu selja taha, sest meile on antud meelevald kõige kuradi väe üle ja meile on antud täielik võit ja meid on pandud kõrgele üle iga olukorra. Ja igas olukorras me näeme seda kui võidetud olukorda, võidetud vaenlast. Amen.